Armsad noortekogu liikmed, külalised, saamegi siis liikuda meie paneeldiskussiooni juurde. Ja selle paneeldiskussiooni eesmärk on teile näidatud ebatavalist liiki looduses, kelleks on luterlik noor. Vaadake, enne me oleme siin luterlikust noorest rääkinud ja peapiiskop rääkis ja mina rääkisin, aga võib-olla te ei usu, et nad on olemas, kus nad siis on. Aga täna me toome nad siis siia valge ette. Et meie paneeldiskussioon tõepoolest on siis 3 sellist kogemuslugu. Ehk siis 3 erinevat aktiivset luterlikku noort, nende tegemised kirikus ja ka nende mõtted ja nägemus kiriku kohta. Meie paneeli siis esimene osaline on meie noortekogu juhatuse esimees Osvald Nigola. Teile aplausid. Nii. Nüüd ma palun siia noortekogu siis selle paneeli teise liikme, kelleks on Anni Grüner. Ja siis meie 3. osaleja on Maili Karus. Nii, väga meeldib. Kohe ka meie osalejad saavad ise ennast tutvustada, aga kõigepealt armsad saalis viibijad, et meil siin noortekogu juhatuse poolt meil on selline masin, millega me üritasime kokku võtta, et siis Eesti luterlik noor, väga ebaharilik nähtus looduses, et milline ta on. Ja teie ees on siis Eesti luterlik noor keskmiselt. Ehk siis meil on kõik tüübid on siin esindatud, terve ELK noorte seltskond, nii et te võite ka vaadata, et tegelikult olete need teie. Nii et siis te vaadake ise, et kas sa oled Anni või sa oled Maili või sa oled Osvald. Nagu näha, naised on ülekaalus, nagu kirikus ikka on. Kirikus tütarlapsi kipub olema rohkem kui poisse, aga sisuliselt meil on siis terve Eesti luterlik kiriku noortepilt on siin teie ees. Nii et milline harukordne võimalus midagi sellist näha. Aga armsad paneelis osalejad siis, tere! Ja mul oleks nüüd see palve, et mina küll rääkisin, et vaadake, et te olete siin Eesti keskmine ja igaüks siin on kas Maili või Anni või Osvald, aga mul oleks selline palve, et kui te lühidalt tutvustaksite ennast. No nagu teate ikka, mis need tavaliselt tutvusmängud on, eks ju, pangakaardi PIN ja Facebooki salasõna ja muud asjad, et meil siin saladus ei ole, kõik on avatud. Aga ei, see oli nali. Et kuidas teist sai ELK liige, mis on need taustpõhjused ja asjaolud ja mis on teie roll ELK-s? Mida te teete igapäevaselt ELK-ga seoses? Ja kuna Maili sinu käes on mikrofon, et siis ma paluksin sul alustada. Tere, minu nimi on Maili. Kuidas sain just ELK liige? See on väga hea küsimus. Ma lihtsalt sattusin ELK-sse. Ma olen pärit siis mittekristlikust perest. Ja tundsin, et kuidagi minu elus on täpselt selline etapp, et ma kuidagi hakkasin küsima, et mis on elu, mis ma tahan mu eluga teha. Kas ma tahan niimoodi elada, nagu ma praegu olen. Ja siis kuidagi kirik nagu tuli pilti ja ütlesin, et okei, seal on reeglid, seal on igasugused piirid, see on hästi siuke, ongi piiritletud, et see nagu kuidagi aitab minu elu siis tõmmata niimoodi piiride vahele. Ja kas ma pean kiiresti rääkima või? Ei, sa võid rääkida nii kiiresti nii aegselt, kui soovid. Nii, kuhu ma nüüd jäin? No ühesõnaga, ma arvasin, et see on hästi siuke raamitletud ja seal on vanad inimesed, siuksed hästi tublid inimesed. Mina olin siuke mitte väga tubli inimene, aga mõtlesin, et ma tahaks ka tubli inimene olla. Ja võib-olla näidata teistele noortele, et mina olen see korralik, kes käib kirikus. Läksin leerikooli, ei oodanud üldse leida sealt tegelikkuses jumalat või teisi noori. Aga minu üllatuseks seal oli teisi noori, see oli huvitav. Ja kas oli veel midagi küsimus? Ja võib-olla siis see Maili, et mis on sinu roll, ütleme ELK-s, et kuidas sa kaasa lööd, mis on need kohad, kus sa oled leidnud oma teeniskoha?
no me teeme sõbrannaga siis Õed Kristuses Instagrami. Seda me hakkasime suhteliselt kohe tegema, kui ma usule tulin. Ma tulin usule aasta aega ja 2 kuud tagasi. Nii et kui ma ei tea mingeid olulisi termineid, siis ärge, sorry. Jah, me teeme Õed Kristuses, siis nüüd me oleme ka hakanud Paulusest tegema noorte töövaldkonnas tegevusi. Teeme siis 1 noortekat. Järgmine 1 noortekas on 25. oktoober. Vist. Tulge kindlasti, vaadake Instagramis üle. Aitäh, Maili. Ja, nii, Anni. Ja, tere, mina olen Anni. Minu lugu on natuke teistsugune. Hakkasin kirikus käima juba päris pisikesena. Läksin emaga kaasa. Ta oli pühapäevakooli õpetaja, on ikka veel. Ja pühapäevakoolist ma alustasin. Kuni üks hetk see ei olnud enam nii huvitav, mis seal pühapäevakoolis toimus ja siis huvitavamaks muutus hoopis jumalateenistus, kuhu ma käima hakkasin. Ja lõpuks mul oli jätkuvalt nii palju küsimusi seoses usuga ja need olid nii põletavad, et ma otsustasin minna õppima teoloogiat Tartu Ülikooli usuteaduskonda. Ja nüüd tänaseks päevaks olen jõudnud välja nii kaugel, et õpin religioonipedagoogikat ehk siis usundi õpetusõpetajaks. Ja töötan ka Tartu Luterlikus Peetri koolis kogukonna juhina, nii et võt, kus pühapäevakooli teekond lõpuks välja jõudis. Ja koguduses ma olen päris mitmes rollis, olen nõukogu liige ja sinodisaadik, aga selle kõrvalt tegelen ka noortetööga ja see noortetöö on siis nende noortega, kes on välja kasvanud pühapäevakoolist, aga veel ei ole noortekogu vanuses, ehk siis see ülemineku selline faas, vanus, et nendega toimetan siis ka. Aitäh sulle, Anni. Ja, mina olen nii-öelda, ma ei tea, kas eesti keeles sobib öelda siuke hällikristlane või inglise keeles on selline sarnane termin küll kasutuses. Olen päris väiksest saati kirikus olnud. Minu isa Toomas on kirikuõpetaja. Päris pikalt, oma 17 aastat olime Põlvas ja seal ma ka vastavalt anusele nii palju kui sain, siis kaasa teenisin. Keda vanemaks sain, seda rohkem. Praegu, siin viimased pool aastat või natuke rohkem olen väga palju tegelenud selle noortekogu korraldamisega. Muidu, iga pühapäev kirikus kantori rollis, laulan ministrandina natuke teenin kaasa ja olen praostkonna ja piiskopkonna nõukogus. Üks noortetööd natukene tasapisi teen ka, aga see võib-olla ei ole seni veel nii suur rõhk olnud, nüüd homme hakkab jälle meil pihta see asi. Ma ei tea, kas midagi jätsin mainimata. Arvan, et kõik on olemas ja aitäh sulle osalt. Ja nagu näha, te olete kõik juba kirikus pikalt olnud, suutsite ka reklaami teha. Õige, et iga suur reklaam on hea reklaam. Ja teate, teie lugusid kuulates, et ma olen ise selle peale mõelnud ka oma lugu kokku võttes, et vaata, te olete ka ilmselt kuulnud seda ütlust, et kui sa annad kuradile sõrme, võtab terve käe. Olete kuulnud? Ma arvan, et saal on ka kuulnud. Aga mulle tundub ka teie lugu kuulates kehtib see sama tõde, mis ma enda peale vaatasin, kui jumalale annad sõrme. Oi, ega siis käega asi ei piirdu. Et siis võetakse igu, hing, vaim, kõik võetakse täna teisse. Teate ka üks, et nagu, arvan, et nii nagu sina mainid, sa leeri läksid. Sa võib-olla ei arvanud kohe, et sa oled täna noortekogu paneelis, eks ju. Või Andi, eks ju, sina samamoodi, kui sa pühapäevakoolis käisid. Või osad, kui sina sündisid, ma arvan, et sa veel päris täpselt ei teadnud, et sa oled noortekogu juhatuse esimees. Sul võib-olla läks paari päeva pärast jõudis selgus kohale, aga ikkagi, et see on mingi lumepall, mis on, eks ju, nagu veerema hakanud. Et kuskilt on mingi alguspunkt, on mingi impulss ja ma arvan, et see lumepall veereb edasi ja võib-olla noortekogu lükkub veel hoogu juurde, see lumepall hakkab kiiremini veerema.
nii et see on, ma arvan, selline päris hea kokkuvõte. Aga järgmine küsimus, ma teie käest küsiks, on see, et selle aastase noorte kogu teemaks on luterlik identiteet. Natuke, me küsime küsimust, kes me oleme tegelikult. Ja ma ei tea, kuidas teile tundub, aga mulle vahel tundub niimoodi, et kui küsida näiteks Rooma katoliiklase käest, mis on sinu põhiväärtused, nurgakivits? Paari lausega, kirjeldab liigid, eks ju. Tänapäeval on, eks ju, X-id ja kõik asjad ja väiksemad liigid. Katoliiks on väga lihtne. Rooma paavst, üks ülemaailmne apostolik kirik, halleluja, aamen. Et kui küsid neliküülase käest, mis on sinu nagu need põhiasjad, eks ju? Keeltes rääkimine, Jumala vaimu annid, Jeesus Kristus, halleluja, aamen. Küsid luterlase käest. Aga mis on sinu need nurgakivid? Oota, ei see on teistel ka. Aga mis siis minu nagu omad on? Mulle endalt tundub vahel, et on nagu raske vastata või raske seda kuidagi nagu sõnadesse panna. Aga nüüd, kindlasti ka teile tänaval astuvad inimesed ligi, see on täiesti tavaline, et noored astuvad ligi ja küsivad, et miks olete luterlased. Seda juhtub ikka kindlasti Pärnu vanalinnast tulevad inimesed küsivad, miks olete luterlased, see on tavaline küsimus, eks ju, täiesti normaalne, nagu sama küsimus, kas sa oled söönud. Et ma küsiks nüüd teie käest, et kui mina nüüd tulen sealt, astun teil ligi, küsiksin, et miks sa oled luterlane? Mis sinu jaoks on need põhjused või mis on nagu see luterluse erilisus, siis väga selliste põhipunktidena, kuidas te vastaksite? Et alustaks võib-olla seekord Osvald siis sinust. No ma arvan, et sa juba enda ettekandes tõid päris hästi välja need, mis me ka juhatuse sees oleme arutanud. Eks ongi, et meil Eesti luterlik kirik on see Eesti kirik ja meie kiriku missioon on teenida Eesti rahvast ja ise olen eestlasena sündinud ja ka siin sees olen, siis ma näen, et see on see koht, kus Jumal kutsub mind inimesi teenima. Aga väga oluline on ka see, et meil on see kindel õpetus, meil on kiriku autoriteet ja meie õpetajatel on selle järjepidevusega see autoriteet õpetada ja tõlgendada piiblit. Piibel on meie alus, aga kuidas seda mõista, see ei ole iseenesest mõistetav. Ja see liturgia küsimus on samamoodi, et meil on tegelikult ikkagi ühtne selline vorm või kord, kuidas me asju teeme. Et see, kas meil on nüüd rohkem mingeid selliseid ülistuslaulu moodi asju või mingeid traditsioonilisemaid laulu, see tegelikult nagu sisu oluliselt ei muuda. Et ma arvan, põhipunktides meil on tegelikult päris hästi see ühtlus ja ühtsus olemas, et kui iganes Luteri kirikusse ma Eestis lähen ja ka väljaspool Eestit, kus meil see osadus on, et saan samamoodi Jumalat teenida ja armulauast ja Jumala sõnast osa saada. Ühesõnaga, kokku üritada punktidele nüüd kokku võtta, et ütleme, kui ma olen seal juba tänav, mul läks seda kaduma midagi, et see on nagu ajalooline kirik, et ikkagi sa võtaksid need samad, ma andsin sulle spikri ette, tead selle ettekanne, minu ettekanne oleks pidanud pärast paneeli olema, ma andsin spikri ette, aga liturgiline pool, see teatud nagu traditsioon, kirik katoolsus, see ajalooline pool ja see rahvakiriku pool, kui sa võtaksid ikkagi kokku. Jah, eks need, eks seda me arutasime ju ka päris pikalt ise juhatuses, et see, ütleme nii, et sinu ettekanne ei mõjutanud minu vastust võib-olla oluliselt. Absoluutselt. Nii, ja vaada Osvald, ma tegin nüüd ma panin tüdrukud väga raskesse olukorda, sest et sa vastasid selle, ütleme, kõige lihtsam õige vastuse, mis spikril oli siin ees ära, et nüüd Anni ja Maili, nüüd teil on selline teha. Kuna sa jagasid neid teemasid ja küsimusi juba varem meiega enne oma ettekannet, siis ma sain natuke mõtiskleda juba varem, nii et ka minul on tegelikult üldine vastus nagu peas juba olemas, et kui ma bussiga siia sõitsin, oli pikalt aega veel mõelda nende teemadele. Ja natukene sarnased mõtted, mis juba on kõlanud, aga siis see minu loost lähtuvalt üsna ka loogiline, et ma olen ikkagi nagu kasvanud usku sisse juba noorest peale ja siis sellest lähtuvalt, kui ma juba need esimest korda kirikusse läksin oma kogudusse Jaani kirikusse, siis ma tundsin seal
sellist kodustunnet, seda ma ei oskagi seda nagu kuidagi sõnadega väga hästi kirjeldada, aga sa tead, et sa oled õiges kohas. Sul on turvaline seal olla, seal on sinu inimesed koos, sa saad vabalt oma mõtteid vahetada ja see tunne on, ma arvan, hästi oluline, et see kogudus ja kogukond oleks sinu jaoks sobiv, sest muidu sa ei jääks siin pidama. Ja kuna ma juba nii pisikesena nagu tundsin, et see on õige, siis ma ei tahtnudki sealt kunagi ära tulla, et see kõik oli nii loomulik teekond. Et ma ütleks, et see on nagu minu jaoks olnud kõige olulisem. Aga kui õpetuslikult rääkida, siis muidugi see usu olulisus, et sul on vaja uskuda, et see on minu jaoks hästi tähtis. Ja samal ajal siin eile vist käis läbi see mõte, et kirik ei ole hoone, siis muidugi ta on palju enamat, aga ma ikkagi tooks siia vestlusesse sisse selle kiriku kui hoone tähtsuse ka, et kui mina lähen jällegi Jaani kirikusse sisse, ma vaatan seda hoonet, ma vaatan neid terrakotta skulptuure, ma näen neid keskaegseid koguduse liikmeid, kes iga pühapäev tegelikult on meiega seal teenistusel koos, siis ajalooline mõõde, mis sinna juurde tuleb, on hästi oluline, et need traditsioonid on olnud pikka aega ja see annab nagu mingi olulise lisaväärtusi minu jaoks sinna juurde, et see võimas kirikuruum, mis loob selle meelelaadi, mis sul on vaja teenistusel ja isiklikus usuelus, et see on ka minu jaoks hästi tähtis. Mina siis nüüd traditsioonidest ei räägi enam, aga tegelikult ma nõustun kaaspanelistidega, aga miks ma olen luterlane? Võib-olla põhjus, sest tegelikult on nii palju erinevaid mingeid selliseid uskumisi ja usuõpetusi, et mina kui võhik tänavalt ei teadnud absoluutselt, et teiste mingite, näiteks baptistide kohta. Ma arvasin, et see on mingi sekt. Et ma nagu lihtsalt teadsin, et Luteri kogudus on ikkagi see kirik, see päris kirik, et seal ei ole mingisugust nagu veidrat teemat ja sellepärast ma sinna ka läksin. Ja miks ma võib-olla olen jäänud sinna, ma olen ka näinud nüüd erinevaid teisi kogudusi ja konfessioone. Aga ma arvan, et jah, need traditsioonid ja liturgia ja ma meeldib väga jumalateenistus, mulle väga meeldivad need lauluraamatu laulud. Mul on seal oma sõpruskond tekkinud. Meil on väga lahe kirikuõpetaja, Kristjan Luhamets, kindlasti ka sellepärast. Ja ma rohkem ei lisakski siia. Aitäh teile jagamast. Eile 11 küsis minu käest, et umbes see paneel, kui ausalt võib rääkida. Siis vastus on, et võiks ausalt. Käib põmm-põmm kogu aeg, ma vist pean vähem gestikuleerima. Ma olen puhuda. Ma ei tohi puhuda. Aga ma üritan mitte veel puhuda. Siis küsimus, ma teie käest tahan küsida. Et ühest küljest, see, et meil on täna ELK noortekogu, see, et meil on tegelikult väga paljudes meie kogustes on palju noori, see on suur rikkus ja õnnistus. Aga teisalt, lähme nüüd natuke sellise kuumema teema juurde, et ka aus pilk on see, et ELK-l on probleem järelkasvuga. Et oleme nagu ausad. Ma ise võtan selle peale, et kui mina käisin 16-aastase noormehena esimest korda kiriku noortekestivälil Järve, oli seal üle 200 osaleja. Praegu ma arvan, et see arv on äkki poole väiksem, eks ju. Et meil on rahvaloendused, mis ütlevad seda samamoodi, et selles mõttes ELK-l on mingi koht, et me ei kõneta noori, me ei lihtsalt saa neid noori. Ja samamoodi võib-olla laiendaks seda küsimust, kuidas me hoiaks ja aktiviseeriks neid noori, kes siis tulevad. Et ma arvan, et olete ka nõus, nii nagu eilses jutlus mainisin, et see on nagu need 10 midagi tõmmist. 1 jääb, aga 9. Et kus need 9 kaovad, miks me neid hoida ei saa, miks me neid ei leia. Ehk siis nüüd ma palun õige ausalt, et teie pikvõlete, mis on need puudujäägid, mida me peaks teist tegema, mis meil on tegemata jäänud ka teie vaatest, et teil on tegelikult väga erinev kogemus ELK-s.
aga väga erinevad nurgad, eks ju, et kellel on kristliku erakooli mingi pilt, eks ju, kellel on see sotsiaalmeedias kohalolek missioon, noorte tööd kõigil, kellel on see pilk, et see kirikus üles kasvanud kristlik, eks ju, kool. Ehk siis, mis on teie arvates need? Täitsa segi läbi ütlesin, et kellel esimesena mingid mõtteid tuleb. Et see on tegelikult üks põhjus, miks noorte kuulga olema. Mida me peaks tegema teisiti või paremini? Mis on meil tegemata jäänud praegu? No mina näen tegelikkuses, kas või minu leiri satsis oli tegelikult noori ja päris palju. Ja ma tunnengi, et ma olin siis üks, kes jäi ja ülejäänud kõik kuidagi kadusid ära, et ma ei olegi ainult mõnda vanemat inimest enda leirigrupist ma olen näinud kirikus. Aga kõik teised kadusid ära ja ma ütleks, et põhjus on võib-olla selles, väga suuresti võib-olla selles, et nad ei leia seda sõpruskonda või inimesi enda ümber, sest et miks ma jäin, oli põhjus see, et Kristjan Lohamets lihtsalt helistas mulle ja ütles, et no tule ikka Jäpele. Ja Jäpelt ma leidsin need sõbrad ja siis ma nagu ka jäin. Aga kui ma oleksin jäänud lihtsalt selle leiri kooliga ja olekski lõpetanud ära kõik, nüüd oled koguduse liige, aga tegelikult mul mitte ühtegi tuttavat ei ole, siis ma ei jää ju kirikusse pikalt käima. Et võib-olla ma tulen mõni pühapäev lihtsalt moe pärast, et nüüd ma käisin ka kirikus, aga mul ei ole neid inimesi ümber. Ja ma arvan, et see ei pea olema alati Jäpe, vaid see pigem võib-olla ongi see, et meie kogudusena ja kindlasti ka need, kes on nagu palgatud tööle või siis on teenivad koguduses, et me peaksime kuidagi väga kiirelt võtma neist inimestest kinni, kes on huvitatud, sest et alguses on see huvi olemas. Minul oli täpselt samamoodi väga suur huvi, kui mind kohe ei oleks kaasatud, siis ma oleksin lihtsalt nagu ära kadunud ja siis pärast neid kätte saada on palju keerulisem. Ehk siis võib-olla nagu leiri koolis teha, me näiteks katsetasime sellest asja, et tegime leiri tunni vahele siis väikse kohvipausi, kus inimesed saavad suhelda. Ja ma käisin ise ka seal leiri tunnis koha peal vaatamas seda ja mina sain sealt 2 uut tuttavat. Ja ma usun, et kes tahavad leida tuttavaid, need kindlasti leiavad ka nagu läbi selliste asjade, aga samamoodi, kui me tahame just noori saada kirikusse, siis need noored, kes on leirikoolis, ma arvan, et võib-olla noortejuhi kohustus on see, et sa lähed ja suhtled nende noortega, kutsud neid või siis sa panedki näiteks mingit, ma ei tea, kutsud oma noori üles, et nemad tuleksid ka kuidagi nendega kohe suhtlema, et sa ei lase neil ära minna. Ja võib-olla ka tuleb käia leiri tunnis koha peal. Istudki nende kõrvale, tere, mis su nimi on? Kuidas sa siia sattusid? Tunned huvi nende vastu? Ja ma lähen siit samast jutust nüüd edasi, sest meil on täpselt sama mure tegelikult, et meil on neid noori, aga nad kuhugi pärast leeri kaovad ära. Ja ma arvan, et üks hea lahendus võiks olla see, et eestlastena on hirmus võib-olla minna juurde ja hakata juttu rääkima teise inimesega. Aga nüüd, kui see toimuks mingisuguse tegevuse kaudu, et sul on loodud mingisugune platvorm, kus sa teed koos midagi ja siis sealt edasi on nagu palju mugavam kuidagi seda vestlust arendama hakata ja neid sõpruskondi looma hakata. Et näiteks meil nüüd üle pika aja alustas jälle koor koguduses ja sinna tuli üle 30 huvilise ja nende hulgas väga palju noori. Ja mul on nii hea meel, ma ise olen nii elevil sellepärast, sest ma olen nii kaua tahtnud laulda. Aga ei ole leidnud seda õiget koori enda jaoks ja nüüd mu enda kogudus tegi koori ja siis ma lähen sinna nii suure rõõmuga, sest ma tahan laulda. Aga lisaks sellele saan ma kokku puutuda teiste koguduse noortega, kellega ma muidu nagu kokku ei puutuks. Et see oleks olemas neid tegevusi, et tõesti ka talgutel ma olen vaatanud eemalt enda koguduse kaaslaseid, et kuidas tuleb nii palju inimesi, sest nad teavad, et nad saavad selle tööülesande, nad teevad selle ära, nad tunnevad, et nad on olnud vajalikud kuidagi moodi oma koguduse jaoks, et see vajalikuks olemise tunne, et sa saad midagi päriselt ära teha,
mitte lihtsalt rääkida või olla, et siis on nagu sul see missioon, sul on see põhjus, miks sa tuled kohale, sa teed selle ära ja siis sellega kaasneb see, et sa saad seda nagu kontakti luua. Et neid kohti oleks rohkem ja oleks noortele kõnetavaid asju koguduse sees korraldatud, et neil oleks põhjus kohale tulla ka väljaspool pühapäeva. Ja teise asjana lisaksin siia, mis ma ise tunnen mulle kui noorele, aga ma arvan ka teiste noorte jaoks ja ka väljaspool kirikut olevate noorte jaoks mingisugused olulised ühiskondlikud teemad, tundlikud teemad ja kuidas kirik nendega tegeleb. Et minu jaoks nagu on oluline see, et oleks selline avatud hoiak nende tundlike teemade arutamiseks. Ja selline empaatiline lähenemine, et me tõesti proovime üksteist mõista nende erinevustega, kes kus, mis positsioonil on, et see ei oleks kuidagi hirmutav ja väga nagu põhjapanevalt duaalne või et on ainult üks õige variant, vaid et me saame päriselt seesama teoloogiline diskussioon seda viisakalt pidada selliselt, et keegi ei tunne ennast rünnatuna. Et see on nagu see teine asi, mis on minu meelest hästi oluline. Mul jäi see teine küsimus vastamata, et kuidas noori aktiviseerida siis kirikus, et kuidas? Aha. No ma arvan, et hästi oluline on aktiviseerida noori kirikus, sest kui sa oled juba seotud kuidagi, sul on mingisugused võib-olla kohustused, siis sa hakkad ka nagu läbi selle rohkem kirikus käima. Ja ma arvan, et kirik võiks luua nagu rohkem teenimisvõimalusi ja just koos teenimisvõimalusi, et mitte, et sa pead, näiteks on teenimisvõimalus see, et ma ei tea, sa teed ülekannet ja et sa pead seda tegema üksinda, vaid sa teedki koha, kus on mitu inimest, mitu noort saavad seda koos teha, siis sa saad ka tuttavaks selle inimesega, kellega sa koos seda teed ja ma arvan, et see on nagu sa tunnedki jällegi, et sa saad kuidagi panustada, sa oled oluline liige seal ja ma arvan, et võib-olla ka põhjus, miks mina olen jäänud, on see, et ma olen lihtsalt, mul on nagu kohustusi, ma ei saa lihtsalt olla, et davai, tšau, ma ei tule rohkem. Ma olen lihtsalt nii tugevalt juba seotud, et ma ei saa kuskile siit enam ära minna. Aga ma ei taha, aga mulle väga meeldib. Ja, ma olen ka väga nõus. Kindlasti see, mis sa siin lõpus ka välja tõid, et selliste rollide andmine noortele on väga hea viis, kuidas neid hoida. Et need rollid ju tegelikult võivad olla ka lihtsalt kas või kellalöömine on ju või mingi väikse osaga liturgias kaasa teenimine või ka liturgia väliselt on ju. Aga mis ma siin vahepeal mõtlesin on, et tegelikult kogudus on ju kogukond ja see on omamoodi pere. Ja tundub, et tihti võib juhtuda, et inimene tuleb ja mingil määral tutvub, aga ta ei saa võib-olla sellist tunnet, et ta ka isiklikult ja niimoodi lähedaselt kuulub sinna peresse. Et mulle isegi tundub, et võib-olla on lihtsam näha kirikus kui hoones sellist abstraktset kodu või sa tuled kirikusse, sa näed seal krutsifiksi, altarimaali ja tunned ennast kodus, aga see side oma kogudusega võib, mulle tundub, jääda natuke nagu tahaplaanile. Aga mulle ka meeldis, mis sa välja tõid selle koori osas, et sellised väiksemad rühmad koguduse sees on minu arust väga hea viis, kuidas tekitada seda lähedust, sest kui koguduses, ütleme, sul on 500 liiget, siis on väga raske igaühega neist mingit väga lähedast suhet tekitada ja üksinda suhestuda selle kõigi 500-ga on tõenäoliselt üsna keeruline. Aga just sellised väiksemad rühmad, olgu see siis koor või mingid kodugrupid või meil Pärnus näiteks on meeste hommikud 2 korda kuus. Siuksed
Siuksed väiksed kooskäimised annavad selle võimaluse, et sul on mingi väiksem grupp inimesi, kellega sa saad väga lähedalt tuttavaks. Aga samas mulle tundub, et sellise väiksema osana siis ka kogudusse kuuluda on palju lihtsam. Ja mulle tundub, et kui sul on olemas need, ütleme, 5-6 inimest, võib-olla 10-15 oleneb grupist, siis sul on ka palju lihtsam nüüd oma kaaslasi kuidagi kutsuda või neid vastutuse asi natukene, et siis sa tuled, sa kuulud kuskile ja teised ootavad, et sa tuled. Et mulle tundub, et sellist kodugruppide ja muude väiksemate rühmade organiseerimist võiks kuidagi rohkem soodustada, et see on asi, mida koguduse vaimulik tõenäoliselt ise ei saa teha. Et päevas on 24 tundi on ja rohkem ei ole ja igale poole ei peakski vaimulik jõudma. Aga et see kuidas soodustada nende loomist, see tuleb läbi mõelda ja kindlasti mingi tõuke saab ka koguduse vaimulik anda. Aga ideaalis on ju siis need hakkavad ise oma elu edasi elama ja seda toimimist tagama. Aitäh! Aga nüüd meil aeg on jõudnud sinnamaale, et vaadake need küsimused, mina küsisin. Need olid ette teada ja need olid lihtsad küsimused. Aga nüüd ma vaatan siin rahva poole. Ehk siis saab küsida ka rahvadest küsimusi. Võib küsida konkreetse paneelis osaleja käest, aga võib küsida ka kõigi käest. Et Kaalep on siin mikrofoniga olemas, et ma avaks nüüd siis küsimuste vooru ka delegaatide vabakuulajate poole vaadates. Tere, ma olen Jane, Randvere kogudusest delegaat. Minu küsimus on selline, et panelistid on meil enamus vist kõik suurematest kogudustest, ma eeldan. Et küsimus oli rohkem see, et kuidas aktiveerida neid noori, kes seal juba on või kes sinna tulevad. Aga mis võib-olla teil on häid ideid, et mida teha koguduses, kus kohal käib võib-olla 10-15 inimest ja mina nendest olen kõige noorem ja see on kohe 30, et kuidas sinna noori üldse saada, mida ma peaks tegema. Tõesti pole ideid nagu ja Randvere kogudus on tegelikult sellises asukohas ka, et võib-olla sealsed noored ei ole nii paigal, et liiguvad linna rohkem ja niimoodi. Et mis võiks olla lahendus, kas teil on ideid? Või tohib, kas moderaator vastuta? Ma korraks vabataimi. Et kuna ma hakkasin mõtle vähem moderaatori näol on olemas inimene, et mina olen Võlga kogudusõpetaja, aga ma olen ka Rannu kogudusõpetaja, kus on 50 liikme annetajat. Aga võib-olla hästi lihtsad asjad, et see kontekst, vaadatagi ära, näiteks Rannut, mis töötas, oli kirikutöö. Ta avasid kiriku uksed. Tegelikult mul tuli erinevusi sealt päris palju näiteks selle kaudu, et kirikutöö oli üks tööriist, mis Rannus töötas, aga see ei pruugi nagu mujal töötada. Ehk siis ainult võib-olla see leida see oma kontekst, teha mingi analüüs ja leida need kohad. Mul natuke sarnane vastus, et ma tahtsin öelda, et liikuda sealt kirikuruumist välja mingi formaadi kaudu, ma ei tea, kas või sinna kiriku kõrvale õuele või et kuidagi kuskil väljaspool, kui nemad ei julge teha seda sammu kirikuruumi, et siis minna nende juurde. Et ma ei tea, mis see ideaalne nagu formaat oleks, aga võib-olla kuidagi sealt kaudu proovida midagi. Suurte koguduste liikmed ei oska edada. Nii, olen jälle Juhan Rannupüha Martini kiriku delegaat ja tahan küsida teilt, mis rolli teie arust mängib kirikus just meie õpetus, sest sellest me võib-olla ei rääkinud nii palju. Sest kui ma mõtlen õpetuse või teoloogia peale, siis see ju näitab ära, mida me usume. Ja mida me usume, see on see üks asi, mis meid liidab. Ja kui väga meie noored tähtsustavad sellist asja ja kui tähtsustame, siis kui väga seda soodustatakse. Just. Ma arvan, et see on väga oluline ja mina ei ole väga teadlik asjadest, kuigi nüüd enne noortekogu ma lugesin igasuguseid asju, et olla valmis. Aga ma arvan, et seda võiks rohkem soodustada, võiks olla rohkem võimalusi teada saada, et kas või see üritus siin, et luterlik identiteet. Kui see teema tuli välja, siis ma ei nüüd, tõesti, mis see siis on.
mida see üldse tähendab. Et võiks soodustada, pange kirja, et võiks rohkem luua neid võimalusi. Ja loomulikult ma olen ka nõus, et see õpetus on see koht, mis meid ühendab, et justkui on see mõte ja soov, et me oleme ühtsed ikkagi, siis see aspekt, ma arvan, on see, mis kõige paremini seda ühtsust loob ja et me sellest õpetusest ühtemoodi aru saaksime. Et minul olid need küsimused õhus, mina läksin õppima teoloogiat, sest et ma tahtsin teada, aga iga noor ei lähe õppima teoloogiat kohe, et oleks koguduse jällegi tegevuste hulgas neid kohti, kus nendele küsimustele saab vastuseid otsida ka koos. Näiteks erinevad piiblitunnid, meil on näiteks kirik ja teoloogia lugemisklubi, võetakse üks artikkel, loetakse see läbi ja siis arutatakse selle üle, et selliseid vorme luua, kus saab nende õpetuslike küsimuste üle arutada. Ja siis sealt juba tulla ka kogudustest välja ja koguduste vahel neid teemasid, seesama, kus me täna siin oleme, me saame ka nendel teemadel rääkida, et me ühtse arusaamaga siit kõik koos oma kodukogudustesse läheksime. Et sellepärast need teoloogilised diskussioonid ongi tähtsad. Ja, ma lisaks ka, et ma arvan, see on just täpselt see, mis meid ühendab ja mulle tundub, et noortele see tegelikult läheb väga korda. Ja sellepärast midagi on see, mis sa õpid leeritunnis on ju, aga ma arvan, väga oluline on ka igas koguduses seda, üks asi on muidugi jutlused on ju, aga ka ongi piiblitundide tegemine ja kui on võimalik, siis mingid teoloogiliste arutelude grupid on ju, nagu sa välja tõid, et ma arvan, see on väga hea. Ja meil vast ei ole päris salatus, aga meil on siin ka noorte meestega olnud juba mõtted, et järgmisel suvel võib-olla teha mingi siuke üritus, mis ongi täpselt fokusseeritud just nende teoloogiliste küsimuste arutamisele, et Põlvas ka oli juba sellel suunal tegemist, siis kahjuks inimesed vahetusid ja see ei jõudnud, aga see on väga oluline ja mulle tundub, et see tõesti läheb inimestele korda, et see on kindlasti asi, milles tuleb panustada. Helle, võib-olla ma olen väga halb moderaator, et ma ise vastan, aga õpetajana ma ütleks, et üks väga oluline küsimus, mida peaks arutama, on see, mis on meie õpetuses ka see, millest me ei saa järgi jääda, mis on meie teeni nurgakivi, mis on see, et me saame jääda erimeelsustele, eks ju. Näiteks ma toon ühe lihtsa näite, luterlastena me ristime lapsi, nagu peapiiskop tõi välja. See ei ole asi, milles me hakkame läbi rääkima. Me võime küll arutada teiste konfessioonidega, aga see on midagi, mis on meie identiteediga seotud. See on küsimus, mida me ei hakka selles mõttes avama, vaid see on midagi meiega, saame jagada, miks me nii arvame, aga see on ju midagi, mis on nurgakivi. Ehk siis see on see üks küsimus, mida peaks ka arutama rohkem. Ja, aitäh. Mul on tegelikult endal ka küsimus. Ehk siis Henk-Alep Human, Tartu Pauluse koguduse liige, delegaat. Mul on küsimus, et ma mäletan kunagi Andrus Mõttusega pidasime vestlust ja rääkisin, et kuidas tema leidis kirikusse noori ja see, et tema läks võrkpalli mängima, eks ole, kiriku lähedal. Mängib see võrkpalli ja siis hakkab vihma sadama. Kutsub, kuule, lähme noored sinna kirikusse, mul on kattevari olemas. Ja siis hakkab see kirikute peale, kuule, ma tutvustan teile kirikut ja ajalda kõige seda. Et kas on mingid paralleele tuua natuke tegelikult ennem ka mõned tõite, aga kas kirikus väljaspool kuidagi jõuda ka noorteni ja missugused tegevusi võib-olla teha seda jaoks? Mul on tuua näide täna selle aasta suvest kohe, mis me oma kogudusega tegime, et oli, ma ei mäleta, kas see oli vanalinna päevad. Mis selle festivali nimi oli, aga ühesõnaga fookuses oli Tartu vanalinn, kus asub ka siis Tartu Ülikooli kogudus ja sinna püstitati meie koguduse kõrvale lava ja meie siis tulime oma kogudusega, tegime jumalateenistuse seal õues lava peal, laulsime regilaule ja siis inimesed kõndisid mööda, mõned jäid vaatama, mõned läksid edasi, et jällegi seal nähtaval olla tänava peal Tartu inimestele. Näiteks selline väga soodne võimalus tekkis. Ma arvan, et kui sa oled kristlane, siis sa peaksid seda ka
nagu välja näitama, selles mõttes, et kui sinu ümber on, näiteks mina käin ülikoolis, ma tahaks uskuda, et kõik teavad, et ma olen kristlane. Ja ka see on selline, et nad vaatavad, et okei, ta on natukene teeb mingit asja ühtemoodi või teistmoodi. Ja võib-olla sotsiaalmeedia samamoodi, et me Miiaga teeme Õed Kristuses ja minu üks sõbranna ütles, et tema kuidagi sai võib-olla julgustust tulla kirikusse läbi selle, et ta nägi, et okei, Maili on ka seal, et Maili teeb mingit sükest asja. Et ma lähen siis vaatan ka, mis seal toimub. Et kuidagi julgelt elada seda usku välja. Ja. Ma arvan jah, et eks see on üsnaga nagu individuaalne, et mis viisidel inimestel on võimalus niimoodi kutsuda, et noh, tõenäoliselt igaühel ei ole päris kiriku kõrval võimalik võrkpalli mängida, on ju. Aga jah, igalühel ära tunda just see, et mis on see viis, kuidas tema saab kas või inimestele lihtsalt näidatagi täpselt, et näe, mina olen ka normaalne inimene, mina olen kristlane. Kui sul on huvi, tule küsi. Et minul on nii gümnaasiumipäevadel kui ülikoolis ongi olnud täpselt seda, et alguses inimesega tuttavaks saades on ju, saadakse teada, et ma olen kristlane, okei, huvitav. Ja siis võib-olla pool aastat hiljem tuleb juurde, et kuule, sa olid mingi usklik, on ju, et kuule, mul oli see küsimus, on ju. Et ma arvan, selline just nende võimaluste otsimine ja siis see valmisolek tunnistust anda on see, kuidas tuleks lähendada. Võtaks viimase küsimuse siis siitpoolt. Ma olen siis Miia Tartu Pauluse kogudusest ja vabakuulaja. Ja mul on niisugune küsimus, et nagu teoorias meil on Luteri kogudustes väga palju seda noorte tööd või noh, mitte väga palju, aga nagu meil ikkagi on kogudustes mingeid noorte õhtud ja asju, aga teooria on see, või noh, reaalsus on see, et me tegelikult ei käi seal ju väga palju inimesi, et kuna noh, ma olen nüüd näinud väga palju ka, kuidas baptistid nendeks asju teevad, et nagu mis on see, mida nii-öelda luterlased teevad valesti noorte töös, et miks just noored käivad nii massiliselt kuskil baptisti noorteõhtutel ja miks ei käita siis nagu meie Luteri noorteõhtutel? No, mulle tundub, et seal tihti on võib-olla see küsimus, et kui intensiivselt peale minnakse ja nagu ma ka enne tõin, siis sageli sellistes kogudustes ka on võib-olla sellist kogukonna või peretunnet, et kiputakse hästi niimoodi avatult inimesi kaasama ja juurde võtma. Et noh, see ei ole igal pool niimoodi, aga ma olen nagu näinud, et meil võib-olla on pigem see, et näe, uks on lahti, et kui sa tuled, siis tule ja kuidas nii on ja nii, aga võib-olla on natuke sellist passiivsust liiga palju ja võib-olla energilisust vähem, et see energilisus ei tähenda seda, et peaks nüüd niimoodi hõisates ja huilates minema. Aga kas või see, et minnagi ma ei tea, tänavatele või mingitesse muudesse kogukondadesse, kus sa liigi oled, on ju, ja rääkida sellest, et kuule, näe, meil tuleb siuke lahe üritus seal, tule kaasa. Või midagi sellist. Et mulle tundub, et seda võib-olla meil kohati on vähem, mida mujal tehakse rohkem. Mul tekib kohe küsimus, et mis see sisu on, mis see sündmus, kuhu ta kutsub, mis see noortetöö tegemine seal sisuliselt on. Et kui ma vaatan, et mingi sündmus toimub, siis ma vaatan, et millest seal räägitakse, kas see kõnetab mind ja siis otsustan, kas ma lähen kohale. Ja ma arvan, et kõnetab siis, kui noored ise saavad need teemad valida, need küsimused küsida, millest arutelu hakkab tekkima. Et see ei oleks kuskilt
õhust tulnud ja siis loodetakse, et nüüd tulevad kõik noored kokku, vaid et need oleksidki need kohad, kus küsimusi on ja on arutelu koht tekkima. Et muidu vastasel juhul ei tuldagi kohale, sest et see lihtsalt ei kõneta. Et ma arvan, et see kohati nagu ongi nii lihtne, aga päriselus see ilmselt ei ole nii lihtne. Ma arvan, et suuremates kogudustes peaks kindlasti olema väga hea noortetöö, mida hetkel, ma ei ole nüüd nii palju käinud ka teistes Luteri kogudustes noorteõhtutel, aga nii palju, kui ma olen internetist vaadanud, siis mulle ei tundu, et need oleksid kuidagi väga, väga suurelt või vingelt ette võetud. Ja kui nüüd Osvald ütles, et see ei tähenda, et me peaks kuidagi hõisates minema või midagi sihukest, siis miks me ei või minna hõisates või miks me ei võiks nagu teha, olla rõõmsad ja kuidagi see ei ole teenistus, see ongi noorteõhtu. Noored võib-olla tahavadki just nagu sellist kaasahaaravamat, mingit energilisemat kohta. Sest kui mina tulen otse maailmast, maailma keskelt, siis et jääda kuidagi siin kirikus püsima, ma arvan, et on väga oluline, et oleks just selline kaasahaarav ja energiline noorteõhtu. Sest kui ma nüüd võrdlen, et käisin peol seal on ja siis tulen noorteõhtule, kus me istume maha ja on vaikuses põhimõtteliselt mingi, räägi nüüd sina, nüüd on sinu kord. Siis ma loomulikult valin pigem nagu, nagu mul tekib tahtmine minna tagasi selle nagu nende põnevamate asjade juurde, aga me peamegi looma sellise keskkonna siin kirikus, et meil oleks ka põnev, kus noored nagu saavad siis olla, kus nad tahavad, kuhu nad tahavad tulla. Ja ma arvan, et meil on väga palju õppust võtta selles osas baptistidelt. Ma mõtlen koos. Ja mul sinu jutuga seoses tuli see mõte, et jah, et see, kui me lähme kirikusse, et me ei peaks panema mingit maski ette, et nüüd me oleme need tublid, vagad noored, vaid me saame ikkagi minna iseendale sinna, saame ikkagi naerda ja nutta ja tunda kõik emotsioone ja olla sellised, nagu me oleme. Et siis see nagu siuke avatud õhkkond nagu kutsub osalema. Ja täiesti oleneb ilmselt kirikust jällegi, aga ma arvan, et võib-olla ka selline nagu sügavam side või sügavam side võib-olla puudub, et ma tahaks rohkem seda, et mul ongi inimesed ümber, kellega ma saan jagada oma elu, kelle elust ma tean asju, kelle teised inimesed jagavad mulle asju ja minul on võib-olla natukene imelik, võib-olla nüüd enam ei ole imelik, aga alguses, kui ma olen uus tulija, mul on imelik hakata mingit elulugu rääkima, mingeid keerulisi momente, kui kõik teised, ma ei tea mitte kellestki teisest mitte midagi. Et siis võib-olla meie peaksime nagu looma sellist nagu atmosfääri ja ka jagama enda valusaid kogemusi või keerulisi lugusid, et teha sellist usaldusväärset pinda. Ja. Ma lihtsalt täpsustan selle hõikamise ja hõikamise osas. Ma ei pidanud silmas, et seda ei võiks teha ja ma arvan, et sellel on kindlasti ka oma koht. Aga ma ütleks nii, et kõik noorteüritused ei pea kindlasti olema nagu vaimuliku temaatikaga pidu on ju. Et näiteks mina isiklikult on ju, kui keegi tuleks midagi sellist tutvustaks, mulle see ei pakuks huvi. Ja ma tean, et on väga palju noori, kes tulevadki ja otsivad seda sellist mingit vaimulikku või tähendusrikast sisu. Et aga noorte tööl on väga eri vorme. Et ei pea kindlasti võtma konkreetselt üle mingit ilmalikku asja on ju, ja siis tegema seda vaimulikuks, et inimesi kuidagi siia poole meelitada. Aga sellel on ka oma koht. Jah, just. Ma ei mõelnudki, et me hakkame seal disko tuledega tantsima mingisuguse ülised muusika taustal, et ma seda ei mõelnud. Ma mõtlesin pigem, et lihtsalt, et see oleks ka energia. Aga kindlasti võimalus on ka teha mitu sellist nagu
võimalust, et ongi sihuke rahulikum õhtu, kuhu lähevad siis need, kellele pakubki huvi sihuke aeglane, rahulik temaatika, siis on sihuke natukene hoogsam õhtu, kuhu siis lähevad need, kellele pakub selline asi huvi. Aga üks asi veel, minu arust ma nägin kuskil, ma ei hakka siin nimetama kus, aga noorteõhtu oli pandud, et see toimub mingis ajavahemikus. Ja minu arust see on väga veider, sest et see on põhimõtteliselt nagu koolitund. Et sul algab see kell, ma ei tea, 6, lõpeb kell 8. Aga kas sinna sisse on arvestatud vaba aeg, kus sa saad inimestega suhelda? Kas sinna sisse on nagu selliseid asju ka arvestatud või see ongi see, et me lähme istume maha, nii, meil on nüüd üks uus inimene, tutvustame teised ka, selge, okei, teeme nüüd, avame korraks piibli, loeme läbi, joome tee, läbi, nii, lähme koju. Ja seda suhtlemisvõimalust ei jää. Ma ei tea, ma pole käinud, aga ma kavatsen minna ja vaadata järgi. Aga aitäh teile, vaadake paneeliga täpselt see asi, just kui läheb vaidluseks, hakkab asi nagu natukene põnevaks minema, saab aeg läbi, aga see on väga hea, sellepärast et eesmärk on see, et lõunasöögilauas jätkake neid arvutusi, võtke siit kaasa see ja minu arust selles mõttes toimus üli hästi, sest teil ongi erinevad kogemused ja te esitate nagu teatud määral ka neid erinevaid tutedusi, kes meil siin on. Nii et... Kas ma tohi hästi ruttu ühe? Tead, kui kahjuks on niimoodi... Küsi. Noortekogu juhatuse esimees seal, et tema otsustab. Väga ruttu. Jah, nii. Hästi, selles mõttes, et mina olen Lairosten Viljandi Paulusest. Kas teie usute, et meie just ELK kirik peaks selles mõttes käima aja ja ühiskonnaga kaasas, et selles mõttes muutma ennast kuidagi rohkem ühiskonnale kuidagi sobivamaks või et kuidagi võtma rohkem vastu neid liberaalseid väärtusi või hoidma kahe käega kinni nendest traditsioonidest, mis meil on ja nendest väärtustest, mis meil olnud juba pikka aega olnud ja just kuidagi tegema ennast eriliselt läbi selle? Ma arvan, et me peame hoidma kinni traditsioonidest ja nendest muudest asjadest. Aga me peame käima ka kaasas ajaga. Me ei saa jääda, et kunagi ammu vanaisa tegi niimoodi seda noorte õhtut ja siis nüüd meie teeme ka niimoodi, et... Täpselt siin peegitada. Ja ma olen ka nõus. Ja, nii, et see on väga hea vastus. Teeme aplausi meie panelistidele.